tere! Me ei ole ammu kohtunud. On ja nii? Me ei ole üldse ammu kohtunud. Ei ole. Miks ma alustan MyHitsi lehelt? Kõik küsivad järsku mõtlevad. Kas keegi hakkab peale loll iva ajama? Mõtled mingi ajudetta või midagi muud? Aga ei, täna tegelikult ma olen USA pärast. Vaba! USA firma hakkab surnuid ellu äratama. Ja see on postitus on topitud ülesse. 7. juuni 2011, 14.39. Täna 2:30 läbi 9 minutit. Ma ei saa aru, mis värk on, aga miks inimesed tahavad surnuid ellu äratada? Mis selle point on? Kas kõik oskab vastata sellele küsimusele? Ma annan teile natukene aega. Miks inimesed tahavad surnuid ellu äratada? Ja mõelge selle küsimusele. Nii, mõtlesite kindlasti välja. Ma loodan, et teie mõtlesite ka. Aga liigume alla. Kas surm pole enam pöördumatu? Ma ei saa sellest küsimusest aru. Liigume edasi. USA firma BioQuark katsetab paari kuu pärast Ladina-Ameerikas tüvirahkude teooriat, et surnuid ellu äratada. Sellest ma saan aru juba. Aga BioQuark, nagu miks on vaja surnuid ellu äratada? Kas sellepärast, et me saaksime inimesed tagasi, et kas me ei peaks nutma enam või nagu mille pärast, et mõelge sellele, kui me hakkame surnuid üles äratama. Oletame, et teie pereliige 80-aastane vanaema vanaisa lahkub täna teie juurest vanaduse põhjusel või siis jäi haigeks, sai vähi ja jäi haigeks tänu vähile ja suri ära. Me matame ta maha, eks ole? Me matame maha. Aga ma ei tea, nagu kui me matame inimese maha, ta on ju vana, siis nagu miks seda ellu äratada? Kas me paneme mingid uued organid kokku või? Ma ei tea. Siin on nii palju teksti, mida lugeda. See meetodil pole inimeste peal veel katsetatud, kuid eelmise aasta lõpus teatas firma nimega BioQuark, et usub, et ajusurm pole pöördumatu, kirjutas Daily Mail. Ettevõtte juht Ira Pastor avaldas, et üsna pea proovivad nad pretsedentuti. Okei, ma ei oska seda sõna lugeda, lähen edasi. Nad pretsedendid uut meetodit. Okei, väga raske sõna minu jaoks, sorry. Ühes Ladina-Ameerika riigis eelnevalt sooviti katsetust teha Indias, kuid plaan nurjus. Muidugi nurjub, kui te üritate inimeste ellu äratada. See on umbes sama, kui ma tulen teie juurde, puhun teile sinna surnud inimesele õhku sisse, teen talle hingamist on ja mis selle mõte on, nagu ma ei saa aru. Ametlikult surnuks tunnistatakse ka inimene enamikes maades siis, kui ta ajufunktsioonid on täielikult pöördumatult lakanud, ehk ta on ajusurmas. Et nagu inimene surnud, siis ta on ajusurmas. Nagu kas ajusurm siis nagu teeb midagi, ma ei tea mida. Ma ei oska selle küsimusele vastata. Siin on väga palju teksti veel, ma ei hakka kõike lugema, aga meeskond vaatab ajusurmas isikuid vanuses 15–65, kelle surm on tuvastatud MRI
magnetreon, appi kui raske sõna, proovime lugeda. Resonatsiomograafia abil päriselt ja neuroreanimatsioon, aga valesti, abil, et uurida võimalik ajusurma tagasipööramist. Sellest ei ole kasu, kui nad üritavad seda nagu. Äkki te seletate, äkki Õhtuleht seletab või Postimees või Delfi tuleb, seletab mulle, miks on vaja surnud üles äratada. Selleks, et me saame inimmassi tagasi, et me saame nagu, kui me saame inimese massi tagasi oletama, kõik läheb hästi, me saame inimese massi tagasi ja aga mõtle siis, aga kuidas me nagu siis maailma taastaksime, kui maailm on niigi praegu välja suremas. Ma ei mõista seda. Selleks koguvad nad inimese enda verest tüvirakke ja süstivad need tagasi kehasse. Järgmisena süstitakse patsiendile annus peptiide, aminohappeid, seljaaiu. Väga arusaamatu, mina ei saa aru. Lõpuks läbivad nad 15-päevase laseri abil närve stimuleeriva ravikuuri, mille ajal skaneeritakse aju tegevust. Ma ei saa nendest 3 sõnast aru. See on mingid reklaamid ainult. Idee teostus patsiendi nõusoleku koha pealt on väga raske, sest patsient on tehniliselt surnud. Muidugi ta tehniliselt surnud, ta ei liigu enam midagi. Ja kui me süstime talle mingisugused sinna rakud sisse ja amino või mis need olid seal, aminohapped ja peptiide ja kui me paneme need selle ajusse, kas need peaksid nagu siis ringlema või siis uuesti inimese liikuma panema taas. Ma ei näe pointi. Kas keegi näeb pointi? Tänapäeval on ka surm definitsiooni muutnud. Enne oli see lihtsam, inimene oli surnud, kui süda lõpus töötamise. Inimene ei olnud kontaktne enam ja enam hinganud. See on tõsi. Inimene ei hinga enam, kui ta on surnud. Ta on surnud, ta ei tea mitte midagi. Nüüd muutus definitsioon keerukamaks tänu hingamiste südame tegevust alal hoidvatele aparaatidele, hapnikupumpadele ja nendel läbi võimaluse ajutüve rakkude funktsioone töös hoida. Et need, kui neid pannakse, siis kui neid pannakse meie külge need aparaadid seal haiglas, et siis me nagu mingil moel veel oleme elus. Aga teised näevad, et inimene liigud on surnud, meie arvame, et surnud. See on väga keerukas arvamine, sest kui me inimest näeme, ta ei liigu enam haiglas üldse, ta magab, ta ei maga, ta on surnud, aga mingi asi hoiab teda veel elus või? Meie näeme, et on surnud. Wow! Nii, enamiks maades kaasa arvatud USA's ja Ühendkuningriigis nimetatakse surmaks jäädavat ajutüve funktsioonide lakkamist. See küsimus jääb väga keeruliseks. Nii et palun vastake alla kommentaaride küsimustele ja üritan leida siis võib-olla mingisuguse lahenduse. Kirjutage alla kommentaaridesse, Allan Lahter, subscribe mulle ja vastake kommentaaridesse. Ja kirjutage oma küsimus sinna. Mida teie arvate, kas inimest võiks äratada ellu või mitte? Kas see USA firma oleks hea töö või mitte? Vaat nii. Minu nimi on Mobiiliring. Tegelikult mu nimi on Jussu, aga minu kanali nimi on Mobiiliring. Leiate ülesse Mobiiliring ja suubige, jagage. Ja vaat nii ongi. Aga tänks, et vaatasite seda ja jään teie vastuseid ootama. Head aega!